16 aastat panustamist pealinna arengusse. Võib öelda julgesti, et Tallinn on hästi juhitud. Meie soov on see, et Tallinn on hoolivalt juhitud. Meie tulevikuvaade on see, et Tallinn on ühendatud ja hooliv. Me ei lähe Tallinnat lõhkuma ega lammutama ega vastandama. Tallinna linna elanike toetus näitab kõrget hinnangut linnavalitsuse tegevusse. 95% elanikest ütleb, et Tallinna linn on professionaalselt ja hästi juhitud. Tallinna linnavolikogu, linnavalitsus on pannud õigetele asjadele rõhku, mida lahendada. Nende 16 aasta jooksul on ellu kutsutud munitsipaalelamu ehitus, on ära lahendatud ühistranspordi küsimused läbi tasuta ühistranspordi. On väga suur roll pandud Tallinna linna elukeskkonda. Olgu see Vabaduse väljaku rajamine, Harju tänav, Tartu maantee, parkidesse panustamine. Tallinna väravad, Tallinna sissesõidud on soliidsed ja on saanud korda. Seda kõike on põhjust hoida, seda kõike on põhjust edasi arendada. Keskerakond tahab minna järgnevatel kohalikel valimistel välja sõnumitega tuleviku jaoks, järgmise 4-aastase perioodi jaoks, mis keskendub noorte huvialaharidusele, et meie noortel oleks parem kättesaadavus huvialaringides, mis keskendub sellele, et me tõstame kindlasti eakate toimetulekut pealinnas, mis keskendub sellele, et tervishoiusüsteem peab olema kättesaadav ja ravijärjekorrad peavad vähenema. Nende 4 aasta jooksul on panustatud väga suurel määral investeeringutesse, ka Tallinna koolidesse, on lahendatud ära lasteaia järjekordade küsimus. Seda kõike saab juhtida inimene, kes on sellesse meeskonda tugevasti panustanud, kellel on kogemus, kellel on usaldus, kes tunneb linna, on ju professionaalne linnajuht. Mul on väga hea meel öelda, et Keskerakonna Tallinna nõukogu täna hommikul on langetanud otsuse, kellega on ka minul on au koos töötada Tallinna linnasüsteemis. Keskerakonna Tallinna linnapea kandidaat nendeks kohalikeks valimisteks on tänane Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas. Palun, Taavi. Tere varahommikut kõigile. Loomulikult minu jaoks väga suur au ja väga suur kohustus minna nendele valimistele vastu Keskerakonna Tallinna linnapea kandidaadina. Me läheme kindlasti nendele valimistele võitma. Me läheme kindlustama seda, mida me oleme linnas saavutanud ja me läheme kindlasti kaitsma seda, mida me oleme linnas saavutanud. Tänaseks ei ole meie konkurendid välja käinud ühtegi positiivset ideed, mida nad tahaksid teha, küll on nad öelnud, mida nad tahaksid ära kaotada. Ja meie ei luba neil midagi Tallinnast ära kaotada. Ma olin eile hommikul linnahallis ja käisin ka linnahalli katusel ja lugesin sealt katuselt kokku, et Tallinnas on hetkel linnahallist näha 17 tornkraanat. See räägib sellest, et Tallinn areneb ja me tahame jätkata seda, et Tallinn areneks. Ma ütleks 4 märksõna, millest juhinduda edasisest Tallinna arengus. See on kõigepealt hoolivus, teiseks on see keskkond, linnakeskkond, roheline keskkond, kolmandaks on see innovatiivsus ja neljandaks on see intelligentsus. Ja ma arvan, et kui me suudame nendele 4 asjale panustada, siis on nii tagatud meie võit valimistel kui ka elanike rahulolu oma Tallinna keskkonnal. Aitäh! Nii, kui on küsimusi linnapeakandidaadile või esimehele, siis on oodatud. Jaa, Üllar Ruuk Tallinna. Kui palju üldse kandidaate oli sellele kohale? No ma arvan, see on küsimus minule. Kandidaate, keda tõsiselt sai arutatud, kaalutud, oli kindlasti üle 5 inimese, üle 5 persooni. Selles mõttes oli valik tõsine, analüüsid ja arupidamised tõsised. Ei olnud see nii, et oli ainult üks nimi, aga selge on see, et otsustavaks sai just see, mida ka ma varasemalt ütlesin,
Taavi professionaalsust. Ma arvan seda, et olles olnud ise ka linnapea peab tundma Tallinnat hästi. Taavi tunneb Tallinnat hästi. Ka siin meie selja taga, kui me vaatleme seda kesklinna ja näeme Tallinna lahte. Me teame kõik, et siin on probleem kesklinna ja Tallinna mereäärse piirkonna ühendamisega. Ma väga loodan, et Keskerakond järgmise 4 aasta jooksul ehitab valmis ka jalakäijate peatänava kesklinna ja ühendab ära kesklinna Tallinna mereäärega. Ma täpsustaks võib-olla, kui tohib, härra peaministrit. Ta ütles, et meil on probleem selle ühendamisega. Mina ütleks nii, et meil on probleem ja meil on võimalus. Nii et me kasutame seda võimalust. Kui rohkem küsimusi ei ole, siis on esimees ja linnapea kandidaat. Sest Taavi Aas on positiivne, Taavi Aas on professionaalne, ta on olnud Keskerakond olnud Tallinnas võimul 16 aastat väikese vahega. Taavi Aas on isiklikult sinna panustanud 12 aastat, et ta kindlasti tunneb linna. Tal on hea visioon linna tulevikuks, ta näeb neid valukohti, mida Tallinnas on vaja lahendada. Taavi Aas on kindlasti meeskonnamängija, Taavi Aas on hooliv linnajuht. Ta ei lähe linna lammutama, ta kindlasti ei lähe linna elanikke vastandama. Vastupidi, ta läheb neid ühendama ja minu meelest need küsimused, mida Taavi tahab lahendada, olgu see arstiabi parem kättesaadavus, olgu see noortele huvialaharidus, olgu see ka eakate toetuse tõstmine. Need on kõik tegelikult need valdkonnad minu meelest, mis linn järgneva 4 aasta jooksul peab ette võtma. No üks väga selline atraktiivne asi, mis Keskerakond kunagi välja tõi, oli tasuta ühistransport. Kas nüüd selleks valimiseks on ka midagi nii atraktiivset välja tuua? No, kõigepealt ma ütlen seda, et nendel valimistel me kindlalt seisame selle eest, et ei kaotataks pärast valimisi tasuta ühistransporti. Ehk et meie eesmärk on kindlasti see, et tasuta ühistransport Tallinnas säiliks ja me ei luba ka maha müüa meie ühistranspordiettevõtet, et see on kindlasti, mida me sellel valimistel lubame ja mille eest me seisame. Aga mis puutub atraktiivsusesse, siis tegelikult on niimoodi, et ma ei tooks välja ühtegi konkreetset sellist peatükki, aga ma rõhuks sellele, et mis on selle valimiste teema kindlasti, või mis me tahaks, et oleks selle valimiste teema, on see, et Tallinn oleks hooliv, me hooliks kõigist oma linna elanikest, ka nendest, kellel võib-olla ei lähe nii hästi kui mõnel teisel. Teiseks see, et kõik Euroopa linnad on liikumas parema elukeskkonna poole linnas ja me peame täpselt samamoodi seda Tallinnas tegema, liikuma parema keskkonna poole ehk andma oma linna tagasi jalakäijatele, kergliiklejatele, tavakodanikele. Ja kindlasti, mis on kaasajast tulenev küsimus, on see, et linn peab olema innovatiivne ja linn peab olema intelligentne. Nii et need on võib-olla need märksõnad, millele me järgmistel valimistel rõhuksime.